Kõik inimesed soovivad saada enda elus rohkem stabiilsust, on mul õigus. Ja väga tihti me teeme hästi palju selleks, et meie füüsiline keha oleks stabiilne, ehk et kaal ei muutuks näiteks või et kortse ei tuleks või et halli juukseid ei tuleks ja siia kulutab inimene tegelikult massiliselt oma eluaega ja oma raha, et hoida füüsilist keha kogu aeg stabiilsena. Et sa pead kogu aeg välja nägema nagu 15-aastane, isegi siis, kui sa oled sünnitanud päris mitu lasta, unustad sa selle ära ja soovid olla kogu aeg just täpselt selline, nagu sa olid enne laste saamist. Fakt on aga see, et keha muutub. Keha muutub kogu aeg ja meie saame keha ainult aidata. Me ei saa mitte midagi rohkemat teha, kui õppida tundma oma keha füüsilisi, bioloogilisi protsesse ja olla siin võimalikult palju oma kehale abiks. Nii et teha nägu, et me suudame oma keha hoida muutumatuna, on tegelikult very good business, ütleme siis selle peale nagu make-up tööstus ja botox ja kõik see. Aga see ongi kõigest business. Keha muutub ja see on okei. Nüüd teine osa, mida me soovime pidevalt tunda ennast hästi. Tegelikult on fakt ka see, et emotsioonid kogu aeg muutuvad. Emotsioonid tulevad, emotsioonid lähevad ja mitte ükski emotsioon ei ole tegelikult püsiv. Isegi kui meil just nagu on tunne, et oleks püsiv, ei ole ta mitte kunagi püsiv. Ja nüüd investeerida sellesse, et me ennast kogu aeg hästi tunneksime, on jälle very good business, on ju. Selle asemel õppida jälle tundma kogu seda emotsionaalset intelligentsust ja saada aru, et kui ma olen nüüd selles protsessis, mis ma siit kasu saan, kui ma olen selles protsessis, mis ma siit kasu saan, on ju. Siis kolmas koht, kuhu me jälle hästi meeletult panustame, on meie mõtted. Kogu aeg me panustame selles, et issa, ma teen praegu kõike seda, et tema minust hästi mõtleks. Ma teen praegu kõike seda, et tema minust hästi mõtleks. Siis ma tahan, et teie minust hästi mõtleksite. Aga tegelikult ka mõte kogu aeg vaheldub ja mitte keegi ei mõtle sinust pidevalt hästi. Isegi sa ise ei mõtle endast pidevalt hästi, on ju. Ja investeerida jälle siia meeletutes kogustes aega ja raha, selle asemel, et õppida tundma kogu seda protsessi, on tegelikult isegi natukene koomiline. Aga kus kohas siis on stabiilsus? Kui stabiilsus ei ole sinu füüsilises kehas, ta ei ole sinu emotsioonides, ta ei ole sinu mõtetes, siis pane tähele, et sina ise oled kogu aeg olnud olemas. Vahet ei ole, mida sa tunned, mida sa mõtled, mida su keha läbi elab, sina oled kogu aeg olemas. Ja need inimesed, kellel on minestamise kogemus, need inimesed saavad väga selgelt öelda, et ühel hetkel ma kadusin ära. Siis ma enam ei olnud olemas ja siis ma tulin tagasi ja siis ma olin jälle olemas. Nii et tegelikult stabiilsus on sinus endas. Stabiilsus on sinu olemasolus. Stabiilsus on teadvel olekus. Paneme nüüd ühe asja, tee koos minuga üks harjutus. Avastame oma teadvel olek. Märka, milles sa just parasjagu oled teadvel. Avasta, kas sa näed, kas sa kuuled, kas on mingi lõhn, kas on mingi maitse, kas on mingi tundmus. Ehk me saame kogu aeg teadvustada objekte, mis on meie suhtes. Ja objektides just see sama, mida me näeme, kuuleme, haistame, maitseme, tunneme, kõik see, mida me enda sees avastame, kõik need emotsioonid, kõik need mõtted, need on kõigest objektid. Aga sina kui märkaja oled kogu aeg pildis, sina oled kogu aeg stabiilne, sina oled kogu aeg muutumatu. Ja mis sa arvad, kui me investeeriks hoopis siia? Mis te arvate, kui avastaks hoopis selle muutumatuse ja õpiks enda objektidega paremini hakkama saama? Õpiks manageerima enda mõtetes ja emotsioonides nagu tõeline professionaal, sest need on sinu mõtted, sinu emotsioonid. Vot sellega teadlikum ema tegelebki, kuu lõpus tuleb juba hästi lahe kursus, kus ma õpetan emotsionaalset intelligentsust ja muidugi aastaringselt tegutsema ka teadlikum ema klubis, kus on siukene mõnus lahe õppimisõhkkond. Mine vaata teadlikumema.ee ja kes teab, võib-olla kursusel näeme.